vaba mängu arutelust ongi just improviseerimine ja kuidas loovalt siis kasutada linnaruumi ja kuidas arendada enda loovust. Et võib-olla ma kutsukski tegelikult kõik arutelu esinejad juba siia vaikselt. Kerli, Marie, Silver, Sten ja Adri. Nii, võtke endale mugav. Ja pealtvaatajad võite ka vaikselt juba koguneda. Tuul puhub. Kõigepealt äkki proovige seda mikrofoni korra. Jaa, ma ütlesin, et tuul puhub. Tuul puhub. Kas on hästi sinna taha kuulda? Okei. Jah. Väga hea. Suurepärane. Mul on siin väga palju lehti ja palju küsimusi ja proovime need kõik üheskoos kõigile saada siis vastused. Nii, kõigepealt arutelu ma juba tegelikult tutvustasin, et selle arutelu nimi on siis vaba mäng loovusest, improviseerimisest ja mängulisusest. See pealkiri juba ütleb ära, millest me rääkima hakkame, aga ikkagist see kõik siis keerleb ümber linnaruumi, nagu me maastikuarhitektidena ikkagist igapäevaselt, mis on meie töö siis. Aga oleme kutsunud siia siis väga mitmed erinevad spetsialistid. Kõigepealt ma tutvustan ennast. Minu nimi on Adele ja mina olen ka meie seltsis hetkel tegevliige. Eelmine aasta juhatasin seltsi ja olen üldse lihtsalt aktiivne eriala aktivist siis. Ja eelmine aasta ma tegelikult osalesin ise ka ühel arutelul Paide Arvamusfestivalil. See on hästi tore festival, soovitan minna. Augustis on see aasta uuesti ja siis nüüd ma saan natuke proovida seda modereerimise poolt, et vaatame, kuidas siis läheb ja siis ma saan pärast teilt kõigilt küsida tagasisidet. Nii, aga jah, ma lihtsalt ütlen lühidalt teie kõigi kohta tutvustuse ja siis te saate ise ennast natukene siis spetsiifilisemalt tutvustada. Et kõigepealt siis Sten Juur. Sten Juur on maastikuarhitekt ja tegeleb ise siis ka improviseerimise teemadega. Ruutu 10 on ta harrastaja, et sa võid nüüd natuke endast rääkida meile. Ja tere, ma olen Sten, 34, tulin siia saatesse, et leida uusi tutvusi ja ega ma vabal ajal ja tööiselt tegelengi nii linnaruumi teemadega kui ka maastikuarhitektuuriga ja üheks mu hobiks või kutsumuseks ongi üllatamine, inimeste üllatamine. Mulle väga meeldib, kui ma saan kellelegi midagi öelda, mida ta pole varem kuulnud või näinud ja ta üllatub sellest, siis on minu päev korda läinud. Väga tore. See meile meeldib. Ma loodan, et me saame täna ka üllatuda siis veel. Aga meie järgmine esineja on siis Kerli Irbo. Tema tegeleb arhitektuuri koolis laste siis õpetamisega ja üldse ruumiharidusega ning ise on tegelikult ka maastikuarhitekt ja väga loovisik. Et ma arvan, et sa võid ise ka rääkida täpsemalt, et kui loovisik sa siis oled ja millega sa siis täpselt tegeled? No, Sten tegi nii hea sissejuhatus, et ma ei oska siit kohe edasi minna. No kui loov ma olen,
väga loov olen igal erialal, mida ma ette võtan, et hetkel praegu olen jah, ruumihariduse eestvedaja ja linna vabamängu sihuke entukas, ütleks nii, et kolahoovide ja selliste asjadega tegeleme. Ja me tegelikult kohtusime ka sinuga vist eelmine aasta, kui me tegime Siimuga, siis tegime arhitektuurikoolis tegelikult töötuba lastele. See on väga inspireeriv, mis te seal teete. Järgmiseks. Aitäh. Ja, järgmiseks siis Maria Valgre, Uit linnafestivali siis peakorraldaja. Ja ma arvan, et sa võid ka rohkem endast siis ise rääkida. Tere! Mina olen hoopis teatriteaduse taustaga tegelikult ja siis seda linna huvi on tekkinud selle kõrvalt. See tegelikult alguses nägigi nii välja, et ma nägin kuskil Euroopas palju ägedaid teatrilavastusi, mis toimusid linnaruumis või olid kuidagi avaliku ruumiga seotud. Ja sealt see minu huvi tekkis ja ma räägin lühidalt ka siis selle ära, et kuidas me seda Uiti alustasime. See siis oli aastal 2013 ehk siis üle 10 aasta tagasi praeguseks ja see algas sellise sõpruskonna nagu initsiatiivina, et me lihtsalt olime Tartus kõik tudengid ja tundsime, et Tartu jääb kuidagi kitsaks või et me oleme juba igal pool käinud ja veits igav hakkas ja siis sellest saigi see Uit algused. Me tahtsime ise rohkem linnas ringi uidata ja huvitavaid kohti leida ja siis neid ka teistele tutvustada. Väga tore, mulle meeldib, et teil on Kadriga väga vormiriietus ja väga tore, aga siis ongi Kadri Lind järgmiseks, et sina oled tegelikult ju ka urbanist, et professionaalne linnaarmastaja, nii nagu sa ütlesid. Et võid ka endast natuke rohkem rääkida nüüd? Mina õppisin EKAs, tegin urbanistika magistri, nii et paberite järgi ma olen urbanist, kuid igapäevaelus ma olen ikkagi kultuurikorraldaja peamiselt, et ma olen viimased 12 aastat olnud vabakutseline, teen kuraatoritööd ja produtsenditööd erinevates projektides ja Mariaga teeme Uiti ja lisaks ma teen Tartus ka tänavakunstifestivali Sensibility juba ka alates 2013. Nii et see mänguteema erinevates projektides tuleb alati läbi, näiteks tänavakunsti puhul ka ju hästi mänguline tegevus, et oma festivaliga ka me proovime hoida linnaruumi sellise vaba ja avatud kantsina, kuhu kõik saaksid panustada. Väga tore, aitäh. Ja viimaseks siis Silver Sternfeld, et Silver on keskkonnapsühholoog ja õpetanud tegelikult ka TalTechis ja Tallinna Ülikoolis ja EKAs. Ja väga kasulik on meile teada, et kuidas siis keskkonnapsühholoog näeb seda ruumi, mida me kujundame. Et võid ka ennast natuke täpsemini meile kirjeldada. Jaa, tere, mina olen Silver ja mängudega, kusjuures ma puutun kokku erialaselt ka teise nurga alt, et ma olen nüüd 7. aastat hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskuses ja teist aastat seal siis tegevjuhina ja me tegeleme hasartmängusõltuvuse ja ka digisõltuvuse ja mängusõltuvuse teraapiaga. Aga täna ma olen siis siin tõesti keskkonnapsühholoogina, et istun nagu teise tooli peal. Ja kunagi töötasin arhitektuuribüroos, ilma et mul oleks erialane haridus olnud, et ma olin selline CAD monkey, muudkui aga joonestasin ja siis ühel hetkel mõtlesin, et võiks minna midagi ka õppima. Läksin hoopis psühholoogiat õppima, et teen nagu lõpparve arhitektuuriga ja siis kuidagi jõudsin ringiga tagasi siis arhitektuuri ja linnaplaneerimise ja keskkonnateemadeni, aga siis jah, teise nurga. Väga tore. Ma lihtsalt mainin ka, et Silver rääkis siis sellises podcastis nagu Ruumilood, mida veab eest Tõnis Arjus, kes on nüüd Eesti esimene riigi arhitekt.
et kindlasti soovitan kuulata, et osa nimi oli Psüühika, esimene ja teine osa siis, et väga põnev kuulamine, et kes siis tahab veel lisamõtteid saada peale seda arutelu. Nii, aga aitäh, et te kõik tulite ja väga tore on nüüd kõigiga teiega rohkem tuttav olla. Ma uurin igaks juhuks üle, et kas ikka kõiki on kuulda sealt tagantpoolt. Okei, väga hästi. Aga jah, iseenesest võime siis oma küsimustega tegelikult alustada. Et ma jagasin küsimused niimoodi ära, et kõik osalised saavad siis enda poolt arvamust avaldada ja pärast siis pool tunnikest on siis see aeg, kus te kõik publik saate uurida ja küsida. Aga jah, ma arvan, et võime siis alustada, et esimene nii-öelda osa keskendub siis rohkem loovusele ja vabale mängule. Et ma võib-olla küsikski Kerlilt kohe, et mida üldse tähendab vaba mäng ja mis see siis tähendab linnakeskkonnas just täiskasvanutele ja lastele ja kas sellel on vahet? No mina olen mängu uurinud juba magistritööst saadik, ehk siis mingi 15 aastat tagasi sai esimest korda nagu mänguteooriatega kokku puututud ja ma ütleks, et praeguseks on need väga palju arenenud, et laste mäng justkui ei ole, see ei ole nagu ainult, et lapsed mängivad, et juba siis mina kirjutasin samamoodi sellest, et täiskasvanud soovivad samamoodi mängida nii-öelda ja rääkisin see vaba mäng võib-olla on hoopis, mis praegu liigituks kõige rohkem, on nagu selline skateboarding ja mingi selline nagu linnaruumi kasutamine hoopis teise vaatevinglist, et võib-olla see on nagu selline vaba mäng linnaruumis kõige rohkem. Et täiskasvanute mõttes, et täiskasvanud kipuvad jääma kinni oma nagu muude maailma mõjutuste sisse, et sellepärast võib-olla nad ei mängi nii, tüüpiline tavaline inimene võib-olla ei mängi nii palju nagu linnaruumis, aga tegelikult meil on kõigil eeldus selleks olemas ja see on nagu meie niisugune psühholoogiline vajadus. Nii et ma arvan. Jaa. Ma olen sellega täitsa nõus. Aga ma arvan, et üks tulem, mis meil võiks siin üheskoos võib-olla tulla, on ka see, et võiksime mõelda, et mis siis on need võimalused tegelikult täiskasvanutele selleks vabaks mänguks. Või nii-öelda, et mis on need võimalused, et mõelda nagu raamist välja. Et võib-olla Sten, sina saad avada natuke seda poolt, et kuidas just see loovuse pool meid siis igapäevaselt linnaruumis aitab, kus me oleme siis, linnaruumis me oleme ju tegelikult piiratud igast normide ja reeglitega ja nii-öelda linnaruumis sa tunned ennast täiesti teistmoodi, kui sa oled nii-öelda täitsa omas kodus. Aga kuidas siis nii-öelda see loovuse pool, kuidas see meid võiks aidata? Ma proovikski kohe kõigepealt see mikker ei tööta kuskil pärast. Äkki sa vajutasid mingi? Aga nüüd töötab. Et ma võib-olla proovikski äkki siin kamba peale anda mingisuguse definitsiooni või üldse nagu lahti mõtestada selle, millest me räägime, mäng ja loovus, mis asjad need üldse on. Et mäng, ma just hiljuti kuulsin väga head definitsiooni, mis asi on mäng. Mäng on mingisugune eesmärk või suund variatsiooniga. Ehk siis sul on mingi eesmärk, aga sa ei taha sinna jõuda kõik kiiremat teed pidi, vaid tahad sinna jõuda katsetades erinevaid viise. Ja see on ka selline loovuse üks osa. Sa ei taha neid samu radu kõndida, mida juba inimesed efektiivsuse eesmärgil tallavad. Efektiivsus on ka muidugi väga oluline ja väga, ütleme, isegi nagu 9% linna toimimise seisukohast vaadates väga oluline element.
aga loovus ja mäng aitavad seda efektiivsust just selle nurga alt täiustada, et nad leiavadki uusi viise, kuidas asju teha paremini ja kiiremini, variante, mida varasemalt võib-olla, mille peale pole tuldud. Ja äkki tahate ka veel täiendada, kuidas teie üldse mängu ja loovust mõistate? No mina praeguseks olen jõudnud ikkagi selle juurde, et mäng toimub dünaamilise projektina meelte või meele, keha, emotsioonide ja keskkonna vahel. Ehk siis see on põhiline ka inimeseks olemise puhul, et kõik need asjad nagu toimuvad ja mäng on meie nii-öelda siis meile nagu täiesti loomupärane tegevus, mis aitab meil siis lõõgastuda või aitab meil olla oma kehaga paremas kontaktis. Jaa, et olen nõus eelkõnelejatega. Ma täiendaks seda definitsiooni sellega, et mäng on reaalsuse simulatsioon, mis toimub riskivabalt. Ehk et mis eristab mängu päriselust on näiteks see, et kui ma maanteel sõidan autoga ja hakkan mängima seal, siis see ei ole riskivaba. Et sellel on katastroofilised tagajärjed. Ja läbi selle simulatsiooni me õpime, areneme ja jõuame mingite uute asjadeni, milleni me võib-olla riskides ei jõuaks, et näiteks mingisugused ütleme, planeerimismängud, et kui me teeme ka näiteks äriplaani, et me tegelikult ju mängime oma äri läbi paberi peal. Väga lihtne, see on mäng. Aga see on riskivaba tol hetkel veel, enne kui keegi pole raha sisse pannud, me pole investeerinud taristusse, pole investeerinud inimestesse, et siis ta on selline mõttetasandil veel. Ja loovusest võib-olla sellise psühholoogi pilgu läbi, et mis see loovus ajus on, et meil on erinevad ajuosad, üks on default mode network näiteks, eesti keeles siis vaikeoleku võrgustik ja see käivitub siis, kui me lihtsalt vaatame näiteks neid pargipuid siin tuule käes liikumas ja neid pildi ja meil otseselt pole mingisugust eesmärki ja siis me saame kuidagi oma mõtetes rännata minevikku ja tulevikku, fantaseerida või siis ka see kehvem variant, et me hakkame rumineerima ehk et hakkame läbi ketrama mingit vanu traumasid või negatiivseid sündmuseid. Aga see on oluline selleks, et me saaksime oma mõtteid ja emotsioone reguleerida. Ja siis sinna juurde see teine pool on siis selline eesmärgipärane probleemilahenduslik ajuvõrgustik ja siis loovus tegelikult sünnibki seal kahe vahel, et me nagu switchime sellisest lihtsalt fantaseerimisest eesmärgipäraste lahenduste. Loovad inimesed on siis need, kes suudavad hästi ennast nagu ümber lülitada ühelt teisele. Et see oleks selline neuroloogiline vaade sinna juurde. Aitäh! Tahtsin selle riski teema juurde tagasi tulla, et mulle tundub näiteks lihtsalt enda elust on praegu näite, et kuna ma tegelen tänavakunstifestivaliga, siis mulle tundub näiteks tänavakunst on selline asi, mis on riskantne on ju, sest et isetekkeline tänavakunst on ju trahvitav, see ei ole legaalne, aga samal ajal näiteks Tartu-suguses linnas see on küll risk, aga ta on võrdlemisi turvaline risk. Et see Tartus on võrdlemisi suur tänavakunstnike kogukond ja kunnas on naisi, siis mulle on alati tundunud see ka nagu linnauurija seisukohast huvitav, et ju siis Tartu linnaruumis on piisavalt turvaline, et
et inimesed seda öösiti illegaalselt niimoodi teevad, et see on küll risk, see on selline mänguline risk, aga samal ajal sa tead, et isegi kui politsei tuleb, siis midagi nagu väga halvasti otseselt ei saa minna, et võib-olla kõige hullem asi on see, et saad trahvi, aga me teame, et Tartus politsei on hästi viisakas ja selline, ja kui sul on nende suhtes aupaklik, siis see on vastastikune, et võib-olla jah, see on nagu see piiripealne, et mängu puhul tundubki hästi oluline see, et sul peab olema jah, selline piisavalt suur turvatunne, et sa nagu julged eksida ja julged võib-olla võtta selliseid väikseid riske ja nagu neid piire kombata. ja mind ka triggerdas kohe see sinu nagu see alguse definitsioon, et mäng on, et sa ei saa võtta riske või seal ei ole nagu, see on see nagu kahe vahel olemine, et kolahoovid ja kõik need mänguteooriad, mis nagu selle vaba mängu ümber käivad, et tegelikult see ongi põhiline, mis on nagu mäng, et sa saadki võtta neid riske ja just sihuke healthy risk taking on nagu põhiline, mida lapsed ka seal saavad kogeda. Et tegelikult jah, simulatsioon ta selles mõttes natukene on, et ka seal nad simuleerivad enda nagu päriselu ja elavad läbi oma nagu mingeid tundeid, mida nad muidu võib-olla ei saaks nagu läbi elada. Ja rõõmsõna on tervislik risk. Jah, just tervislik risk täpselt. Ja ma tahtsin veel täiendada seda, et mänge on nagu hästi palju erinevaid tüüpe, et praeguseks on liigitatud umbes, ma ei tea, 16 mängutüüpi, et selles mõttes kõik me mängime mingil määral, osasid neid rohkem, vähem ja kõike me saame nagu, enamus neist me saame nagu linnaruumis ka kasutada. Väga põnev, mulle meeldib, et te kõik juba läksite kõikide nende teemade peale, mis me lõpuks tahame läbi käia, et mulle meeldib, et juba kõik on väga vaba õhkkond siin. Aga võib-olla kui minna tagasi selle loovuse juurde, et küsiks veel, et just võib-olla Steni käest ja ka Silveri käest, et kas on mingeid tehnikaid või meetodeid, mida te soovitaksite, et nii-öelda ennast nagu vabastada või kui sa tunned, et sa oled hästi nagu kinni ja sa tahadki, ma ei tea, rohkem mängulisemalt kas või suhelda teiste inimestega või siis linnaruumis nii-öelda tunda ennast vabamalt, et kas mingid sellised tehnikad, meetodid? Ja nii nagu Martin Ruutu-Kümnes siin varasemalt ka näitas, et improteatril on väga palju ühiseid jooni minu meelest sellise loomingulise lähenemisega. Ma ise olen ka nüüd 5-6 aastat improteatriga tegelenud ja kõik need põhimõtted, mis ma seal olen õppinud, on mulle natukene ka lihasmällu jäänud, et ma kasutan neid pidevalt nii igapäevases suhtlemises inimestega, linnaruumis liikudes kui ka töö juures erineva projekteerides. Et see kõik on tulnud hästi kasuks ja seal võingi korra äkki lihtsalt üle käia uuesti need põhimõtted, et selline impro kuldpõhimõte on jah ja ehk siis kui keegi sulle midagi ütleb, siis sa ei hakka seda eitama või talle vastu ajama, vaid ütled talle jah ja lisad midagi juurde. Siis on ka väga oluline on kuulata, et sa mitte ei mõtlegi enda mõtteid samal ajal, kui teine räägib. Sa ei ole enda mingites mõtetes kinni, mis sa juba tahad talle ette öelda, vaid sa kuulad, mis ta räägib ja siis sa reageerid talle. Ehk siis sa oledki seal hetkes kohal ja saad vahetult reageerida ja vastata sellele, mis teine sulle pakub. Ja seal juures peab olema ka kindlasti toetamist, sest et kui keegi kardab eksida, siis tekibki juba selline halb õhkkond, et ta jätabki midagi ütlemata ja vahepeal see, mida jätakse ütlemata, võib olla just väga oluline või see asi võib tekitada kelleski teises mingisuguse impulsi, mis viib hoopis mingite ägedamate mõteteni. Ja kogu selle asja juures ka väga oluline ongi julgus, et sa
julgedki vahepeal öelda asju, mis sa võib-olla tead, et ei olegi õiged või ei olegi otseses seoses, on natukene kaugemas seoses ja noh, kokkuvõttes ma sellise mindsetiga käingi linnas kohvikutes ringi ja proovingi või noh, kuulata inimesi, mis nad räägivad, reageeridagi neile autentselt või nagu vahetult ja see tekitabki pidevalt minu jaoks, noh, ma tänava peal ei lähe väga inimesi häirima, aga näiteks kohvikutes, kus inimesed ei saa nagu põgeneda kuhugile ja nad on tööl, siis ma nendega saan väga, noh, näiteks kohvik Mandlis, mul on väga head suhted seal, alati teavad seal pikad vestlused, lõputud ja see muudab ka nagu, ma loodan vähemalt, keegi pole midagi halba sini öelnud, aga see muudab ka nagu nende päeva nagu põnevamaks. Ei ole selline programmeeritud tavapärane jutt, et jah, teeme seda, see on see ja see, vaid tekibki nagu selline värske aus impulss. Ja kui tahta seda nagu linnaruumis veel väljendada, siis ühe mõttena me oleme kõik nagu jogurt. Sa pead käituma linnaruumis nagu jogurt, ehk siis katalüsaator. Kui sa tahad saada jogurtit, siis sa pead panema piima sisse natukene jogurtit ja siis see bakter hakkab seal paljunema ja sa saadki jogurti. Ehk siis samamoodi, kui sa tahad näha linnaruumis rohkem mängulisust, rohkem interaktsioone, siis sa pead ise seda kuidagi algatama või noh, mitte pidevalt seda tegema vastavalt tujule. Kas on kellegi midagi lisada, Ilver näiteks või? Jaa, mul on kindlasti lisada, aga kui teie tahate ka midagi öelda. Ei, see oli teie. Okei, jaa, et head märksõnad just selle osas näiteks, et kui öelda inimesele jah ja siis midagi lisada selle asemel, et öelda ei, et see nii ei ole. Et noh, vältida neid stressiolukordi tegelikult. Et noh, keskkonnapsühholoogina ma kogu aeg mõtlen sellest inimese keskkonna vahelisest sobivusest ja interaktsioonist ja siis kaks sellist märksõna või et noh, miks meil üldse nagu aju on, et ühest küljest see ajul on selline uudsuse janu, elamuste janu, et ta püüdleb selle poole, et mida ta võib-olla ei tea, et see on see, et miks me nagu õpime üleüldse. Ja siis teine niisugune vastupidine selline psüühiline jõud meis on siis stabiilsus ja see, et ennetada seda määramatust, et tegelikult see on nagu stressirohke, kui me ei tea, mis hakkab juhtuma ja siis selleks, et kuidagi linnaruumis siis ka kogeda seda loovuse puhangut, noh, esiteks on vaja olla välja puhanud ja stressivaba keskkonda on vaja selleks, et mitte minna seda loovust võib-olla püüdma sellisesse kohta, kus mu meeled on nagu üle stimuleeritud, vaid anda seda ruumi ja nii-öelda molutada kuskil, et see, millest Jaan Aru on kirjutanud ja millest Valdur Mikita on ka kirjutanud just sellest loodusega üheks olemisest ja sellest identiteedist. Ja ka Fred Jussi rääkis väga palju sellest, et lihtsalt olla ja molutada, et siis nagu käivitub see default mode network meie ajus. Ja kui see on nagu saavutatud, et siis saab sealt nagu edasi minna, et mingisugune konkreetne fookus nagu valida ja seal siis nagu hakata selle loovusega tegelema. Et sealt tuleb nagu see eesmärk ja noh, ma enne ka kuulsin nagu just selle riski võtmise koha pealt, et noh, meil tegelikult tuleks vaja ka motivatsiooni. Et kuidas see motivatsioon üleüldse tekib,
meis selline sisemine, et mingi põlemine, et kui me tahaks midagi teha, siis selleks on vaja sisuliselt 3 komponenti. Üks on autonoomsustunne, et ma olen oma valikutes vaba, see, et ma olen valinud ise siia tulla, see, et kas see keskkond mind ei piira või et ka teised inimesed ei piira. Kolahoovid nii hästi töötavad, just see autonoomsuse komponent on seal. Ja teiseks vajadus kompetentsuse järele, et need väljakutsed, mis ma olen endale võtnud, et need on ka jõukohased. Et seesama, et ma ei koormaks ennast üle oma meeleelundeid ja ka, et see väljakutse oleks liiga raske, et ma lihtsalt ei jõua selleni. Et siis see ei ole motiveeriv ja ei saa kuidagi nagu hakkama, tekib see stress ja siis kaob see loovus ära. Ja sinna juurde ka seotusvajadus, et olla mingi kõrgema eesmärgiga seotud väljaspool ennast ja mis on teiste inimestega jagatud ja ühine. Et see on kogukondade puhul on märksõnaks just see jagatud eesmärk. Et need oleks sellised tehnikad siis, mida kasutaks, mis on võib-olla sellised universaalsed, et see suht-koht kõigi puhul peaks nagu kehtima, et oleks sa laps või eakas või ükskõik kes, et need sellised inimlikud vajadused on meil kõigil. Mõtteid veel? Ma olen ammu ära unustanud, mis see küsimus oli, vabandust. Või otseselt lisada ei ole? Kas on no kui kokku võtta see loovuse ja vaba mängu pool, siis ma arvan, et ongi üks pool on täpselt see, et nii-öelda õppida seda improviseerimist ja loovuse arendamist, aga võib-olla kõik inimesed, võib-olla kõiki inimesi see ei kõneta, siis ongi väga tore, et Silver tõi välja need kõik kirjanikud ja nii-öelda inimesed, kes tegelevad nende teemadega, et siis alati on väga tore kuulata igast podcast'e ja raamatuid lugeda, et niimoodi siis nii-öelda inspiratsiooni koguda. Et jah, see teema on väga põnev. Aga võib-olla me võime sujuvalt minna edasi just selle ruumikujunduse poole. Et kuidas siis see vaba mäng just leiabki nii-öelda siis kasutust ruumikujunduses, linnakujunduses, et võib-olla siis Kadri ja Maria saate avada natuke seda poolt, et jah. Sarnaselt siis maastikuarhitektuuri üliõpilastele me oleme ka oma selleaastaseks festivali teemaks valinud mänguline linn, täpsemalt mängulinn on siis meie festivali teema, et see on selline tore kokkusattumus, samas ilmselt siis ka see praegune aeg väga nõuab seda, aga et me oleme jah selle teema peale mõeldes omavahel arutanud, et tegelikult see festivali korraldamine on ka nagu mäng meie jaoks, et siin on ka mingid omad sellised mänguomadused, millele see vastab, et on näiteks mingi ajaline piiratus, mille sees me seda teeme, on mingid reeglid, mida me peame seda tehes järgima ja eelkõige on siis meil endal nagu vabadus seda teha, et see ei ole mingi tellimus, vaid me lihtsalt ise, meie seest tuleb see nagu tahe seda festivali teha, motivatsioon ja kui me mõtleme, et mis meid festivali korraldajatele, missugune ruum meid nagu festivali korraldajatena kõige enam siis inspireerib või kutsub midagi sinna lisama või looma, siis see on selline natukene korratu või siis mingi kindla funktsioonita ruume. Ja tegelikult me oleme märganud ka, et meie kunstnikud, keda me kaasame või siis üldiselt kunstnikud ka inspireeruvad just sellisest ruumist, et kus ei ole kohe öeldud, mida sa sealt tegema pead. Et üheks näiteks võib-olla võib tuua meie eelmise korra festivali teema, milleks olid siis linnapausid. Me siis käsitlesime seal eelkõige tühermaid, selliseid tühju krunte, rohtu kasvanud alasid, et sellised kohad, kus ei ole reegleid, et näiteks siin linnapargis sa võib-olla ei julgeks mingeid asju teha, mida sa sellisel tühermaa alal teeksid, et näiteks, ma ei tea, tühermaal grillitakse, mängitakse koeraga,
võib isegi paljalt päevitajaid kohata, et sellised nagu kuidagi vaba reegleid pole, et mulle tundub, et selline ruum inspireerib nii meid kui ka siis kunstnikke. Mul ikkagi tuli tegelikult sinu selle jutuga tuli meelde see mõte, et võib-olla kuidas nagu üksikisiku tasandil endas võib-olla seda mängulisust ja kuidas meie ka korraldajatena võib-olla nagu läheneme sellele ruumile ja mõtleme, et mida teha võiks, et see tegelikult mingis mõttes algab ka sellisest nagu linna tunnetamisest, et kui sa mainisid seda oma molutamist, on ju, et siis ma mõtlesin selle peale, et tegelikult selline mänguline mõtlemine aktiveerubki tihti siis, kui me nagu laseme endal lihtsalt olla ja linnal ennast kanda, kui ma niimoodi poeetiliselt ütlen, et see võib siis tähendada seda, et võib-olla sa kõnnidki sihitult ringi, uitamine, millest tuleb meie festivali nimi, meie jaoks ka oluline selline töötehnika, et kuidas me leiame asukohti näiteks linnaruumis, et me sõidamegi ratastega ringi Mariega ja siis vaatame lihtsalt, mis tundub huvitav, et arvuti taga tööd teha, sa saad nagu mingi piirini, et mingi hetk sa pead ikkagi ruumi minema ja vaatama, mis edasi saab, et tegelikult kunstnike puhul ka tihti see asukohtade leidmine, et lihtne on muidugi see nende jaoks, kui nad küsivad meilt, et mis on mingid asukohad, mida te soovitate ja väliskunstnike puhul me kindlasti soovitamegi, sest et meil ei ole võimalik enne festivali väga palju varem siia tulla, et neid asukohti otsida. Aga Eesti kunstnike puhul me nagu ütlemegi, et tulge siia ja hakake ringi kõndima või rattaga sõitma, et mingis mõttes jah, et tõesti molutage ja vaadake, mis saab, et mis kohad hakkavad üldse kõnetama kunstnikku ja kuidas, et kui me räägime nagu kohatundlikust kunstist, mida meie siis uitfestivaliga viljeleme, see tähendabki seda, et need teosed või need ideed kasvavad sellest kohast välja. Et selle jaoks, et neid kohti leida, tuleb jah, natuke võib-olla loobuda sellisest kontrollist ja lasta linnal ennast nagu meelitada sinna siis, kuhu jõudma peab. Ütleks siia juurde veel nii palju selle molutamise jätkuks, et selleks, et inimestel loovus käivituks ja fantaasia hakkaks tööle, siis me peame lubama endale igavust. Et see, et molutada ja scrollida telefonis, see ei tööta. Et sellega ma puutun kokku ka hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskuses just digisõltlastega töötades, et nad ei võimalda endale seda vaba aega, kus nad tegelikult ei pommita ennast erinevate infokildude ja igasuguste stiimulirikaste selliste keskkondadega, et igavuse jõud on see võtmesõnas. Võib-olla siin ongi see märksõna, et see igavlemine ei ole nagu passiivne tegevus, vaid tegelikult see on hästi aktiivne, et sa just lased oma ajul nagu töötama hakata, on ju. Teistmoodi töötama hakata, just teistsugused stiimulid, sest linnas on nii palju stiimuleid, aga kui me jah, nagu need ära blokeerime, siis me ei märka neid, aga tegelikult on iga nurgal midagi, mis võib see nagu uuele rajale viia. Jah, see ongi tegelikult, miks lapsed on nagu head, paremad mängijad kui täiskasvanud, et lapsed on avatumad kõikidele nendele stiimulitele rohkem ja täiskasvanud on oma erinevate perioodidega blokeerinud ära enda selle mängulisuse natukene, et selles vabamängu teooriates või nii-öelda Kolahovi teooriates on ka on selline termin nagu high value objects ehk siis nagu mängid kõik kõrge väärtusega mänguobjektid või nii-öelda, mis on, mida siis näiteks nagu linnaruumi lisada või täiendada linnaruumi sellistega, et mis justkui nagu oma olemuselt, et nad seal on, nad juba kutsuvad sinna peale hüppama või midagi tegema, ühesõnaga, et see on nagu võib-olla, kuidas me saame nagu igapäevaselt seda ruumi enda ümber või linnaruumi enda ümber nagu siis täiendada selliste asjadega, et võib-olla see sobib täpselt ka nagu skate-skeenele ja nendele, et nad märkavadki samamoodi rohkem seda high value kogu meie linnaruumis.
sul on midagi lisada või vist ei ole? Nii, et mulle väga meeldis see mõiste high value object, et tegelikult ja high play value, aga noh, kui rääkida disainist, kas siis objektide või keskkonna disainist, et hea keskkond on see, mis annab oma kasutajale märku sellest, et kuidas seda on võimalik kasutada. Ja mitte tingimata nagu piiravas kõneviisis, et mind peab niimoodi kasutama, vaid et mind on võimalik niimoodi kasutada. Et selle kohta on hea teooria, lubamuste teooria, inglise keeles affordance theory, ehk et kas see keskkond või objekt kuidagi lubab ennast kasutada. Ja need eriti head keskkonnad ja objektid on siis need, mis on nagu multifunktsionaalsed, et nad oma sellise disaini või kujunduse poolest siis annavadki märku sellest, et ahaa, et saabki niimoodi käituda siin. Et kui me vaatame head ust näiteks, et heal uksel me kohe saame aru, et kumba pidi ta lahti käib. Et kas tal on hinged on kindlas kohas on nähtaval, et ahah, et see uks käib minu poole või kui me hingi ei näe, et siis tõenäoliselt peab seda ust lükkama. Või et kui ei ole nagu linki seal, et siis ma ei saa seda tõmmata, järelikult ma saan ust ainult lükata. Et selliseid pisiasju on nagu hästi palju, mida siis disainerid ja keskkonnakujundajad saavad siis arvesse võtta, et see keskkond tegelikult kommunikeeriks siis selle kasutajale neid viise, kuidas seal käituda saab. Ja tõesti, et ta siis ei oleks ka piirav, et me näemegi, et ma saan siin erinevat viisi teha, et kõnnin trepist, sõidan rattaga trepist, hüppan rullaga trepist, aga noh, kui seal ees on mingid postid, et siis võib-olla ei lähe sinna ratta või rullaga hüppama, et annab märku sellest, et nope, ära tee. Jaa, aga kui juba nendest nii-öelda erinevate mänguvõimalustest rääkida, siis äkki Kerli, sa avaksid natuke rohkem, et mis on kolahoov, et Eestis nüüd hiljuti loodi ju esimene kolahoov ja sa käisid siis ka konverentsil, kus nii-öelda Playworkist ja kõigest sellest juttu, et kas sa äkki tutvustaksid kuulajatele, mis on kolahoov ja neid, mis on selle eelised ja mis on selle ohud siis? Jah, nii, no kolahoov on tegelikult selline koht, mis on laste enda loodud ruum. Ehk siis, aga see on ikkagi nagu, see ongi nagu, või noh, ma lähen nagu korraks tagasi, et mis asi see Playwork üldse tegelikult kõigepealt on, et see vajab nagu natukene võib-olla lahti seletamist, et Playwork on meetod, millega täiskasvanud nii-öelda lähenevad laste mängule või lastele nii-öelda, et see tegelikult Playworkerid saavad olla kõik õpetajad, noorsootöötajad, kõik ka maastikuarhitektid, mis iganes, et sa saad selle meetodi nagu enda jaoks selgeks õppida või nii-öelda, noh, et ja siis läheneda sellele noorte mängule nagu sellise meetodiga. Et see tähendabki seda, et nemad ise saavad nagu öelda, missugust ruumi või missugust mängu nad mängivad, et mäng lihtsalt Playworki kontekstis tähendab, et see on vaba täiskasvanute nagu eelarvamustest või täiskasvanute otsustest. Et jah, ma ei tea, kas sai selgemaks? Jaa, aga kuidas see siis on, kas selle põhimõtted on siis ka seal kolahoovis rakendatud või kuidas need nagu, kas need käivad käsikäes või minu jaoks on sellist väga uus termin, et ma väga palju ei ole selle kohta kuulnud, et ma mõtlesin
jah, Kolahoovis käibki jah, see selles mõttes käsikäes, et Kolahoov on siis jälle selline koht, kus siis kuna paljud täiskasvanud ei luba ikkagi oma lastel niisama teha igasuguseid mänguotsuseid või nii-öelda kogeda kõike seda maailma üksipäini, siis Kolahoov on loodud selline koht, kus siis me korraldame ka ärahoiu täiskasvanutele, ehk siis, et sinna võivadki tulla ainult noored ja täiskasvanud võivad sellest eemal hoida. Et ja ruumiloomega tegelevad siis noored ise seal sees. Okei, väga põnev. Aga kui rääkida rohkem täiskasvanute mängust, siis Uit tänavafesti või linnafestivaliga, kas mõned lahendused, mida te olete linnaruumi teinud, kas need on jäänud ka nii-öelda jäävaks, et muidu need on ju nii-öelda ajutised, aga kas need on kuidagi ka nii-öelda pikemas perspektiivis mingi koha lugu mõjutanud näiteks? Kas te olete täheldanud? Ma natuke tahaks sellele ajutisusele tähelepanu veel tuua ennem kui mingitest kohtadest rääkida, et tegelikult sellel ajutisusel on nagu väga suur väärtus ja me ühesõnaga, et ongi, et kui ma ei tea, sa möödud mingist skulptuurist iga päev on ju, et see on seal juba aastaid, aastakümneid, siis mingi hetk see lihtsalt muutub nagu, sa oled harjunud sellega, sa ei pane seda enam tähele, aga lihtsalt sellel ajutisel teosel võib olla nagu nii palju suurem mõju. See on siis üks ajutisuse eelis ja teiseks siis ajutisusega saab nii palju rohkem riskida, et saab ette võtta mingeid asju, mis muidu võib-olla, ma ei tea, kas linnavalitsusele või kogukonnale tunduvad ohtlikud esmapilgul või kuidagi nagu, et ei tea, kas see on ikka hea mõte, äkki sellega kaasneb mingi lärm. Et seesama Kolahoov, millest Kerli rääkis, et meil eelmise aasta Uitfestivali üks hittprojekti tegelikult oligi see ajutine Kolahoov, mis loodi Karlova kooli ehk siis sinna Salme tänava majahoovi. Ülitore, et kooli juhtkond oli sellega kohe päri. Aga mulle tundubki, et nagu see, et me nii kiiresti saime selle nõusoleku, oli ikkagi see ajutisuse võlu ka, et ajutise siis projekti puhul saab nii palju nagu lihtsamalt need nõusolekud kätte, et inimesed on ikkagi valmis katsetama ja vaatama, et kuidas see välja tuleb. Aga jah, et meil võib-olla ikkagi mingist mõjust saab rääkida, aga mul on tunne, et me oleme ikkagi eelkõige sellised, meil on nagu mingi käimatõmbaja energia, et midagi nagu midagi edasi toimiks, siis peab ikkagi kogukond või mingi grupp selle kuidagi üle võtma. Aga et võib-olla mõned näited ikkagi meie varasemast tegevusest on, millele võiks tähelepanu juhtida, aga need on eelkõige vist rohkem selliste kohtadega seotud, et pärast Uiti on märgatud, et et see on potentsiaalikas koht, et tundub, et ka selle omanikud on siis valmis selliseks koostööks, et näiteks seal raudteejaama vastas seal see plats, mis on praegu parkimisplats, siis seal pärast seda siis hakkas kogukonna aed seal toimetama ja üks selline alternatiivne klubi toimetas seal mingit aega, et me vist pigem nagu juhime tähelepanu mingitele asukohtadele linnas, mul on tunne. Ja teine näide on see metallivabriku piirkond seal Liiva tänaval, et ka, et pärast Uidi festivali pidu avastasid mõned kunstnikud või mingid disainerid selle koha, et seal sai selliseid stuudioid või tööpindasid siis kasutada ja tegelikult ka sinna tuli üks alternatiivne klubi mõneks ajaks. Tuleb sul veel midagi meelde? Tegelikult korra selle Kolahoovi juurde tagasi minnes, siis ka seal oli tegelikult tore ju see, et Karlova kool pärast Kolahoovi lõppu pidime enamuse maha võtma, aga nad ikkagi olid huvitatud mõnest atraktsioonist nii-öelda, mis sinna ehitati, näiteks rattakummidest ronisein ja nagu mõned asjad jäeti sinna, pluss siis Karlova kool ise tellis ka ühelt meie koostööpartnerilt nagu seiklusraja moodi asja, ahviraudtee telliti, et nagu
jah. Ja mina tahtsin ajutisuse kohta veel selle olulise asja ka ära mainida, et mingis mõttes see on ikkagi ka selline nagu linna arengu või selline nagu võte, et tegelikult aina enam ka nagu arhitektuuribürood ja linnavalitsused tegelikult kasutavad ajutisi sündmusi ja teevad koostööd korraldajatega, kes loovad ajutisi. Selle nimi on taktikaline urbanism. et tegelikult meie hakkasime ka 2013 aastal pigem nagu intuitiivselt pihta, aga tagasi vaadates väga hea võte. et just nimelt sellepärast, et ajutiste sündmustega me saame linnas läbi mängida mingeid stsenaariumeid, katsetada inimeste peal. Et näiteks tulevikku vaadates, et kuidas mingit kohta linnaruumis kasutada, kas kogukond võtab selle vastu, mis on üldine tagasiside, mis selle kohaga hiljem saab, et tegelikult isegi 4 päeva ühes kohas siis kas luua sinna installatsioon või mingi sündmus, et see annab meile tegelikult väga palju aimu selle kohta, et mis üldse sinna punkti linnaruumis võiks sobida. Et seda jah, välismaal ja Eestis tehakse nüüd aina rohkem niimoodi nagu meelega, et teadliku võttena, et siis uurida, et mis praktikad lähevad läbi ja mis ei sobi näiteks üldse. Ja et selle taktikalise urbanismiga veel nii palju, et seesama linnaku projekt, millest me alguses me tutvustasime, et meie selts tegi siis Maaülikooli väliruumi sellised moodulid, mida te siin ka näete, ja katusega majakesed erinevad elemendid, et need olid ka siis taktikalise urbanismi põhimõttel, et kuna me samuti kooliga me ei saanud ju nii-öelda mingit ehitusluba, siis me pidimegi tegema niisuguse lahenduse, mis on nagu liigutatav ja siis me nii-öelda proovisimegi mudida kõiki neid ülikooli juhte siis selle ideega, nii et ja see läks väga hästi läbi, et me ikkagi oleme ju tegelikult tudengid, et me ei ole veel allkirja õiguslikud maastikuarhitektid. Jaa. Aga kui rääkida sellest kaasamisest veel, kogukonna kaasamisest, et Sten ja Kerli näiteks, et võib-olla te teate rohkem seda poolt, et kuna te olete ka maastikuarhitektid ja planeerimisega tegelenud, et kui raske või kui ajamahukas on üldse nii-öelda kaasata siis inimesi ja kohalikke protsessi, nii-öelda sellesse planeerimise protsessi, et kas te oskate selles osas kommenteerida või kas teil on sellega kogemusi, et üks on jah see nii-öelda mingi grupi inimeste kaasamine mingisse ajutisse lahendusse, aga kui ongi niisugune suurem päris planeeringuline protsess, et kuidas see lugu siis on? Eks see palju oleneb ka kindlasti arendajast ja projektist, aga jääb täiesti pealehakkamise taha, et oleneb pealehakkamisest. Täpselt nii palju, kui sa tahad oma ressursse või aega ja jõudu kasutada selleks, et saada sisendit, mis siis lõpptulemusele kaasa aitab. Mida rohkem sa panustad selle saamisesse, seda rohkem sa seda ka saad. Väga lihtne seadus. Et näiteks Harku vallas on üks korter- ja ridakodude arendus, kus kohalike tulevaste elanike ja juba seal kohal olevate elanike nõu ja soovitusi võetakse nagu väga tihedalt arvesse, väga pidevalt. Tehakse mitmeid asju seal ringi, arutatakse koos nii arendajatega, ehitajatega kui ka selle üleüldise kogukonnaga, kuidas mingeid asju võiks ka järgmistes etappides teha, et ikka need ideed kanduvad nagu edasi. Aga nagu mõnes projektis näiteks on vastupidi, et nähakse sellist kaasamist või nõu küsimist pigem sellise tüütu bürokraatliku mingi lisana, millele ei taheta võib-olla väga palju raha panna ja siis mõeldakse, et hakkame siis hiljem nagu nende asjadega tegelema, kui juba kõik on juba nii-öelda välja mõeldud ja suuremad lahendused nagu lukus. Kuigi seal alati on ka projekteeri pealt vaadates sellist loksu, et sa saad kohendada, sa saad ka ise initsiatiivi näidata.
aga peamiselt ikkagi kõik jääb tahtmise taha, et kui palju sa ise oled nõus ressurssi sinna alla panema. Ja ma ütleks, et ma olen täitsa nõus sellega. et mina ruumikujundajana olen ikkagi alati seda meelt, et pigem kaasata, kui pärast nagu pärast nende probleemidega tegeleda, ja üritan nagu leida alati kõik olemasolevad huvigrupid üles, et selle ruumi loomjal siis arvesse võtta. Sest et avalik ruum on nii-öelda kõigile ju, et selleks peakski nagu projekteerija või maastikuarhitekt nii-öelda sellega tegelema, ehk siis leidma nagu need huvigrupid ülesse, et kellele see ruum on suunatud. Ja, et maastikuarhitektina ma olen alati endast mõelnud ka nagu sellisest käsnast või filtrist, mis imebki nagu maailmast ja keskkonnast ja ka inimestest kõik sellise, mitte ainult ei ime, vaid ka proovib ise pigistada kokku sellise teadmise ja nagu vajadused ja soovid ja siis need sellises potis ise kokku, sina kui projekteerija peadki siis need selles potis mingisuguseks šmoorungiks kokku keerama, mis inimestele ka hiljem nagu maitseb. Et just jah. Ma siinkohal tahaks kiita neid ruumi kavandajaid, arhitekte, planeerijaid, kellel on küllaltki hea ettekujutus sellest, et see, mis nad panevad paberile, et kuidas see pärast välja näeb. Aga kaasamise juures minu arust ülioluline on see, et need kaasatavad huvigrupid tihtipeale kõige paremini võib-olla ei mõista seda, et mis paberi peal on ja mis pärast seal keskkonnas olema hakkab. Ehk et ma ei ole kindel, kas see nüüd tuleb kuidagi seadusandlusest, aga seal võiks olla teatav selline loks sees nende ruumide väljaehitamisel, et saaks teha selle nii-öelda post-occupancy evaluation osa ära ja siis anda viimane lihv nendele keskkondadele, et meil on ajaloost, ma nüüd jään vastuse võlgu, et kus kohas, mis linnas täpselt, mis pargi puhul see oli, aga USA-s 70-ndatel ühte rannikuäärset rannaparki hakati arendama ja tehti sinna sükene hiidlaste mänguväljak ka ja enne kui see laste mänguväljak tegelikult välja ehitati, siis lasti need lapsed sinna umbes nädalaks ajaks peale mängima ja viidi läbi süvaintervjuud tegelikult nii nende laste endiga kui ka laste vanematega, et pärast välja selgitada, et kuidas see mänguväljak veel paremaks teha ja osad atraktsioonid, mida ei kasutatud, kas tehti ümber või likvideeriti ja pandi midagi palju ägedamat sinna peale, ehk et see kaasamine võiks toimuda nii enne, aga ka tegelikult pärast, et vaadata, kuidas see keskkond tööle hakkas ja et mis me selle keskkonnaga nagu edasi peale hakkame, et me tegelikult ju paneme ka väga palju raha nende keskkondade haldamisse ja hooldamisse ja ka uuendamisse, et see ei tohiks tulla kuidagi tühja koha pealt. Nii, kui kellelgi midagi praegu lisada ei ole, siis tegelikult meie see vestlusvoor hakkab vaikselt läbi saama, et me oleme rääkinud siin vabast mängust, loovusest, kogukonnast ja kaasamisest, aga ma võtaks võib-olla selle kõik kokku veel niisuguse viimase plokiga, mis on siis Eesti arenguvõimalused, et võib-olla küsiks, et kas teie tunnete ja mis vahe on mängulise ruumi arendamisel siis linnas, väiksemas asumis ja maakohas, et linnaruum on nagu üks nii-öelda perspektiiv, aga väiksemad maakohad ja nii-öelda asumid, et neil on täitsa teistsugused võimalused, et kas te oskaksite võib-olla tuua välja mingeid vahesid, neid kitsaskohti ja siis nii-öelda just neid potentsiaale, et vaba mikrofon, kui kellelgi on ideid.
sa nüüd lähtusid sellest päikselinna poolest, ma võib-olla natuke lisaks seda, et ma käisin Istanbulis seal konverentsil ja siis seal on juba, nad on ikka palju kõvasti ees oma selle mängulisuse arendamisega linnas mõttes ja just selle vabamängu ja nagu lastele siukse mängukeskkonna või mänguvõimaluse loomises. Et neil on näiteks loodud juba linna sellised ametnikud, kes siis vastutavadki selle eest, et neil oleksid sellised pop-up sündmused linnaruumis, et lapsed saaksid koos mängida, et saaksid tekkida nagu mängukogukonnad, et vanemad omavahel nagu tutvuksid, et ei teki, ühesõnaga, et ei ole ainult mänguväljak see, kus nagu mäng toimub, vaid et kogu Istanbuli linn võikski muutud, nende slogan oli põhimõtteliselt see, et mitte ei oleks nagu mänguväljakutega linn, vaid oleks nagu playable linn, ehk siis nagu kogu linn oleks mängitav. Sellise väikse ja suure linna nagu Tartu on võrdluses, ma ütleks, et seal on mõlemal nii omad eelised kui miinused, et mida rohkem on inimesi, seda rohkem on võimalusi, mida väiksem on jällegi kogukond, seda intiimsemad on need suhted omavahel, seda kergemini võib-olla hakkab mäng pihta. Aga kokkuvõttes sellist potentsiaali Eestis ma näen mänguks väga palju. Lihtsalt ühe näitena, mis mulle just siin taas hiljuti seda kinnitas, et inimestes on ikkagi mängulusti palju olemas. Käisime sõbraga Rüütli tänaval, siin lihtsalt ringi, sõbral oli juhtumisi tennisepall kaasas, väikene siuke kollane mänguasi, mida kõik teavad. Kukkus maha, hakkasime jalaga natukene toksima seda, oli väga lõbus, mängisime omavahel, vaatasime, 3 asotsiaalset härrasmeest tulid vastu, ütlesid anna söötu, andsime söötu, tekkis väikene ring, mängisime nendega natuke jalgpalli. Inimesed kõndisid mööda, vaatasid, mis te siin teete, liitusid ka ringiga. Ja väga paljud inimesed tulid ja lihtsalt vaatasid, et lahe, väike pall, nii palju rõõmu, teeme mängu ja kõik olid sõbrad. Ja see nagu näitas, et tegelikult kui on sellised väiksed impulsid linnaruumis juba sees olemas, siis inimesed võtavad väga lihtsalt vedu sellest. Ja mida rohkem selliseid moodustisi linnaruumi pikkida, seda rohkem on loota ka mängulisust. Väga hästi öeldud. Kas kellelgi on veel neid? Täpselt seesama pall oligi see high playable value objekt, et mis siis lõi selle võimaluse inimestel mänguliselt ennast väljendada. Et selles vabamängus on samamoodi, et ma ei tea, kui lapsel on valida, kas ta mängib nagu pappkastiga või ta mängib mingi elektrilise mänguasjaga, siis tegelikult see pappkast on tema jaoks poole huvitavam objekt, millega nagu mängida. Sest et seal ei ole ette öeldud, mis mängu sa pead mängima, vaid sa lihtsalt saad nagu oma fantaasiast lähtuvalt seda mängu teha. Ja sellepärast need toimiksidki nii hästi, et too lihtsalt linna mingiks hetkeks hunniku pappkaste ja see juba toimib mänguväljakuna nii-öelda lastele. Et selliseid asju võiks veel olla nagu ka täiskasvanutele ja noortele ja kõigile, et selliseid kohti nagu võivad ka olla pop-up nagu süsteemid, et need on kokkuleppelised mingid kindlad ajad, kuna toimub mäng siin pargis ja kuna seal pargis ja ühesõnaga, et see oleks nagu kuidagi rohkem organiseeritud, et seda saab teha nii suurlinnas kui väikelinnas, et jah. No mida suurem linn, seda rohkem on erinevaid kasutajaid, erinevaid vajadusi, aga et võib-olla kui nende väiksemate linnade või asulate peale mõelda, siis seal on nagu oluline kogukonna käest küsida, et mida vaja on, et ikkagi täpselt selle kogukonna jaoks miskit õiget sinna luua.
et meil otseselt ei ole kogemusi väiksemas linnas tegutsemisega, aga et see tundub ikka täitsa teistmoodi, et rohkem hajali asustus ja inimestel on omad mingid hoovid ja majapidamised, et mida nad vajavad seal. Hetkeseis Tartus tundub mulle muidu täitsa tore, et meie enda kogemus on see, et kui oma idee pojukesega sinna linnavalitsusse minna, siis tegelikult on vastuvõtt alati ikkagi positiivne, et selles mõttes ma julgustaks ära kasutama seda, et me elame Tartus, meil on selline avatud linnavalitsus, et olla ise aktiivsem ja katsetada ja jah, et ise järele proovida. Mul tuli praegu ka pähe, et meil on nii hea võimalus rääkida oma ühest sündmusest, mis meie festivali raames toimub augustis, et me festivali raames on meil mängupäev. Me korraldame mängupäeva ja see näeb siis selline välja, et seekord me teeme seda Karlovasse, aga kui te ei ela Karlovas, siis te saate lihtsalt tulla Karlovasse ja ikkagi osa võtta. Et ootame siis kogukonna liikmeid, et nad välja mõtleksid ühe mängu. Te võite kasutada olemasolevat mängu, kuid te võite ka välja mõelda mõne täiesti uue mängu. Ja siis kutsuda inimesi mängu, et sellega me püüamegi kaasata ka täiskasvanuid ja lapsi ja kogukonna inimesi, et olla rohkem avatumad, rohkem katsetada ja suhelda üksteisega rohkem, et igaüks saab täitsa ise valida, mis nad tahaksid pakkuda mänguna. Nii et ootame teid osa võtma. Kahjuks ma ei oska ka kommenteerida ka väga Eesti väikelinnade kohta. Meie Uidi kõrval on teine kogemus maajaamas, aga see ei ole kahjuks väike linn. See on omaette väike üksus. Et paraku jah, meil väikelinnades tegutsemise kogemust ei ole, aga ma olen Mariaga nõus, et tuleb kogukonna käest kõigepealt uurida ja mitte eeldada, mida nad soovivad. Ja minu võtmesõnad siin on inimkeskne, tõenduspõhine ruumiloome. Ehk et teadusest saada ideid inimorganismi ja psüühika toimemehhanismide kohta ja käitumise kohta. Et tegelikult neid teooriaid ja mudeleid on palju, keskkonnapsühholoogia on üle 50 aasta eksisteerinud eraldi uurimissuunana, et suur lõhe on just selle teadusmaailma, akadeemia ja selle praktilise ruumi poole ruumiloome vahel, aga see on vähenemas. Ja minul on küll nagu suur nagu lootus, et see nüüd hakkab nagu veel rohkem vedu võtma, see selline inimkeskne vaade ruumide kavandamisele ja ehitamisele. Et kui me kas või vaatame neid selliseid ideid, mis mujal maailmas on levinud, et need on jõudmas ka Eestisse ja mitte ainult idee tasandil, vaid ka lausa ruumiloomesse, et kui me räägime Vilniuse 12 kriteeriumist, mis räägivad heast linnaruumist või Euroopa uus Bauhaus või ka näiteks Davosi kriteeriumid, mis räägivad inimeste heaolust ja sellistest nagu pehmetest väärtustest, millega tegelevad tihti sotsiaalteadlased just, et siis need on väga jõudsalt nagu jõudmas ka meie ruumiloome paradigmasse ja meie peadesse, et kui meil on olemas see keel ja see sõnavara, et nendest asjadest mõelda ja rääkida, et siis ei ole kaugel ka see, kui tegelikult saab neid asju arvestada praktikas. Aitäh! Aga ma arvan, et see kõik, ma võtaks kokku võib-olla selle terve arutelu sellise sõnaga nagu koostöö, et mida meie siin oma seltsiga proovime ka hästi palju teha, on see,
et just siis kaasata erinevaid osapooli ja selle terve päeva eesmärk on ka see, et meil oleksid erinevad erialaspetsialistid ja me saaksime teha omavahel koostööd ja näha üldse, mis võimalused on, et siis luuagi sellist väga mitmekesist ja mängulist ja loovat ruumi, mis oleks siis kõigile meelepärane. Et jaa, ma arvan, et praegu me võime edasi minna teie küsimustega, publik, et meil käisid väga palju erinevaid teemasid läbi. Kas on midagi, mille kohta tekkis rohkem küsimusi? Jaa. Täiskasvanute kolahoove. No meil on tegelikult plaanis kolahoovi teemadega edasi minna, et see võeti nii hästi vastu, see ajutine katsetus mõjus nii hästi. et ja ühesõnaga, et see suvi siis katsetada nagu pikemaajalisemalt Tartus kolahoovi ja seal on veel lisaprogramm meil pakkuda ka täiskasvanutele aega, et mängimisvõimalusi. Ehk siis tegelikult kolahoov on koht, kus saab vabalt ehitada. Vastavalt enda nagu soovile, mida sa tahad või kuidas sa nagu, et võib-olla see on täiskasvanutele see nagu nad ehitavad niigi oma mingeid maju ja kuure ja asju, et võib-olla see nagu neile nad võib-olla ei soovi seda nagu nii väga teha. Samas ma ise enda pealt näen küll, et ma aktiveerun seal hoopis teistmoodi, et võib-olla meil tekib nagu see hasart lapsepõlve realiseerimata unistuste mõttes, et me saame nagu seal realiseerida oma mingeid selliseid asju, mis meil jäi kunagi tegemata. Ja kolahoovi puhul on ju ka need erinevad alad, et on nagu see aktiivne ehitamisala ja siis on see rahuala, kus sa saadki nagu eralduda ja omaette kuskil põõsa lonnis olla, et kuidagi ma arvan, et täiskasvanute selles kolahoovis peaks ka kindlasti need erinevad alad olema ja siis mingi lõhkumise ala äkki ka, vaata, see võib-olla pakuks täiskasvanutele midagi. Just see lõhkumise ala, et see on kindlasti üks osa ka kolahoovis, et Berliinis on näiteks hästi levinud kolahoovid, need on igas linnaosas praegu ja seal ongi regulaarselt on mingi auto näiteks, mida nad saavad lõhkuda ja seda siis nagu aeg-ajalt uuendatakse, tuuakse mingi uus vrakk sinna, et põhimõtteliselt, et inimesed saavad oma tundeid nagu välja elada seal turvalises keskkonnas nii-öelda. Ja minu arust on ka hästi populaarsed nõudepeksmissessioonid, mida nagu tehakse, et see võiks ka täiskasvanutele väga hästi peale minna. Kõik need nõukaaegsed nõud, mida meie majapidamised võib-olla täis on, et miks mitte. Ma tean, et sellised siselahendusi tegelikult on Eestis ka, et Tartus oli kunagi selline lõhkumispunkt, aga see oli siseruumis ja ma tean, et Tallinnas praegu ka, aga ma ei ole nii kursis, aga ma tean, et mõningad siseruumides on. Mul ei ole küsimus otseselt, aga paar mõtet tekkis selle aruteluga seoses. Ma arvan, et oleks võinud kaasata tegelikult ka linnavalitsusest kellegi ametniku, kes siis lõppkokkuvõttes peaks koostama siis selle hanke või millega kuhugi parki mingisuguseid asju ostetakse. Milles siis tekib nagu see keskkond. Et kui ma vaatan nagu linnakeskkonnas ringi, siis väga tihti on seda, et on nagu selline kastis mõtlemine, et meil on siin mänguväljak, meil on siin mingisugune välijõusaal, meil on kõik on nagu mingites klastrites. Aga ma arvan, et siin selles vestluses ka väga palju nagu jäi see kõlama, et oleks vaja sellist mitmekülgset keskkonda, mis nagu sellise vanema inimese ka paneb nagu
mängleva tegevusega. Et no mina kujutan seda ette pigem nagu selliste arhitektuursete mingite väikevormidena või kineetilised struktuurid või midagi sellist. Aga seda sa ei saa nagu kirjutada mingisuguse hankelepingusse, et umbes, et tehke meile nüüd selline asi. Et see peaks olema kuidagi nagu, see protsess peaks olema hoopis teistsugune. Sa ei saa osta neid asju. Vabandust, ma segasin teile vahele. Saite oma mõtte lõpetatud? Jaa. See on väga hea, et te selle välja tõite, sest et tegelikult järgmine arutelu keskendub just sellele, mis te praegu rääkisite. Et meil tuleb Tartu linnaarhitekt siis rääkima mängulisest disainist koos ka siis maastikuarhitektiga, kes tegeleb just eakate inimestega ja siis arheoloog ja veel mänguväljakute nii-öelda siis firma, kes tegeleb nende nii-öelda disainimisega. Et jah, just see teema saab ka nüüd kohe kenasti kaetud. Aga jah, see on väga hea jätk selle teemale tegelikult. Aga mingis mõttes mulle tundub, et sellepärast, võib-olla see ei ole nüüd vastus täpselt sinu mõttel, aga et see kaasav eelarve on selles mõttes tore mudel, et tegelikult alati ei peagi ju kõik otsused tulema linnavalitsuse poolt, et tegelikult need rohujuure tasandi ideed nagu kodanikualgatused on ju superägedad ja nii peakski olema, et me loome linnaruumi kõik koos, on ju. Et selles mõttes see kaasava idee raamistik tundub mulle nagu päris äge võimalus, kust alustada, et teha see täiskasvanute see mänguväljak. Ma olen nagu selles mõttes nõus, et mulle väga meeldib see ajutise lahenduse tegemine. Teeme siia, sekkume igal pool natuke. Aga samas mõnede asjadega on jälle niimoodi, et mitu kunstnikku on vaja selleks, et teha Mona Lisat. Et see üks geniaalne idee, et see alati ei tule nagu grupist, see tuleb võib-olla ühel inimesel. Et kuidas sinna on jõuda lihtsalt? Jah. Et töötades ka hasartmängu sõltlastega, siis olen ma natukene tuttav ka selle hasartmängumaksu nõukogu nii-öelda võimalustega siis, kui see eksisteeris. Et see kaotati ära, aga seal olid tegelikult kogukondadele oli ideaalne võimalus igakuiselt väikeprojektide jaoks taodelda raha mingite pisikeste asjade jaoks. Ja see oli väga lihtsaks tehtud tegelikult inimestele. Et nüüd see hasartmängumaksu nõukogu on ära kaotatud ja on ministeeriumites strateegiline partnerlus, mis tihtipeale vajab mitut organisatsiooni, et taodelda, vajab sellist suurt kompetentsipagasid ja strateegiline partnerlus teinekord on isegi 4 või 5 aastaks. Et see ei ole niimoodi, et ma teen ajutise lahenduse selleks suveks, mõneks nädalaks või kuuks ajaks, et selline kogukondade rahastamise platvorm peaks nagu tagasi tulema. Võib-olla on midagi sellist ka alternatiivset, ma ei ole kõikide asjadega niimoodi kursis, aga see oli üks selline tore viis, kuidas oleks saanud neid asju teha. Nii, kellelgi veel küsimusi, ettepanekuid, mõtteid? Kas saab niimoodi küsida või mis võiks olla suuremad mängutakistused linnaruumis, mida peaks vältima, kui on üldse selliseid asju, et mis asi kindlasti takistab mängu olema? Torupiirded. No mänguks pead sa ennast kuidagi turvaliselt ja mugavalt tundma, et võib-olla ikkagi see nagu asukoht siis ka, et ei oleks liiga palju hindavaid pilke su ümber või et oleks kuidagi selline, ma ei tea, natukene privaatsem asukoht või selline mitte päris keset keskväljakut ja ei hakkaks mina mängima. Ma ei tea, mentaliteet võib-olla on põhiline, et kui
samamoodi keegi kogu aeg tuleb ja keelab ja ei lase nagu ei lase nagu olla sellel ja ei lase sellel mängul nagu üldse tekkida, et võib-olla see on see, mis kõige rohkem piirab. jah, eelkõnelejatega nõus, et mentaliteet kindlasti vast ka sõna ei takistab. Keegi ütleb ei, ära tee. Siis võib-olla jääbki mõtlema, et äkki ei tee. Aga sellest tuleb üle olla ja ikkagi edasi panna ja kütta. Kui mainiti mugavust ja turvatunnet selleks, et mängida, et siis selle mugavuse alla käib ka võimalus varjuda erinevate ilmastikutingimuste eest. Vihma, tuule, päikese ja kõige sellise eest. Või ka näiteks liigsete rahvahulkade eest, et meil peab olema see valikuvõimalus, et tunda ennast mugavalt linnaruumis, et kõik need võimalikud keskkonnastressorid, et müra näiteks, tolm sinna juurde, et kui on hea, mugav, arvestav linnaruum, et siis seda mängu kindlasti on ka rohkem. Nii, küsimusi veel? Meil on veel umbes 10 minutit aega. Saab veel võtta paar küsimust. Kui ei ole, siis võib-olla kui teil on veel mõni mõte, mis võib-olla tunnete, et jäi lõpetamata, siis on koht, kus saab seda veel teha. Või siis mingi siuke inspireeriv mõte siia lõppu, mis teile pähe turgatab. Kõik peaksid olema jogurtid. Ja käsnad, jah. See on väga õige. Ja aega ka siis, et lihtsalt olla, nagu praegune vaikus näiteks. Ma arvan, et on kindlasti kõigil hakkas kohe aju tööle, mida küsida. Ja et jah. Ma arvan, et kui ei ole küsimusi, ettepanekuid, siis võime vaikselt võtta kokku meie praeguse arutelu. Olete nõus? Hästi. Siis ma väga tänan teid kõiki, et te sealt tulite ja minu arust sai väga hea ja mitmekülgne tiim kokku, et teil oli väga palju mõtteid ja ideid ja mikrofon kogu aeg käis käest kätte ja seda oli väga tore näha mul. Nii et teeme suure aplausi meie esinejatele. Nii, ja siis ma annaksin teile kätte ka meie kinkekotikesed, et meil on ikkagist esinejatele väiksed meenekotid. Aga nüüd siis põhimõtteliselt kella 4-ni on meil nüüd aega. Kõik võite sirutada jalgu, võtta snäkke, kui kellelgi on kõht rohkem tühi, siis Tartu kesklinnas on igast võimalusi, et võtta endale süüa ja kella 4-ks ootame teid siis siia tagasi.